No mida ütleb Rahandusministeeriumi prognoos, kui palju Eesti alkoholikaubandusest nüüd lähiaastal Lätti ära kolib? No suurusjärk on kuskil 4-5%, mis on arvestatud tõesti piirikaubandusena ja aktsiisipoliitikas võetakse aluseks 3 komponenti, et sisuliselt millised on tervisliku käitumisega seonduvad muudatused, milline on siis võimalik piirikaubandus ja milline on salaturg, et ikka seda 3 komponenti tegelikult võetakse alati arvesse. Tarmo Noop väidab, et juba 6% on juba praeguseks ära läinud. No, ega alati tuleb vaadata ka seda, et milline on ka meie keskmine palk suhestatuna siis konkreetselt alkoholi või ka tubakasse, et tuleb vaadata ka Eesti keskmist palka ja võrrelda seda siis lähiregioonides, et kindlasti me ei tohiks tekitada olukorda, kus alkohol aja jooksul muutub lihtsalt odavamaks meie jaoks, et see ei oleks loogiline, ka erinevad terviseorganisatsioonid ütlevad seda, et pahede maksustamine peaks olema selges korrelatsioonis ka keskmise palgaga. Aga kas siin ei tekkinud sellist olukorda, et Eestis on küll alkohol kallis, aga inimesed käivad seda Lätist lihtsalt odavamalt ostmas? Ja me loomulikult jälgime seda, et milline on piirikaubandus ja täna võib küll öelda seda, et piirikaubanduse osakaal nii-öelda elastsust arvesse võttes, ehk siis võimalikke kadusid arvesse võttes, eelarve mõttes kadusid, et mingi osa jääb eelarves ju saamata tänu piirikaubandusele, et see vastab tegelikult nende prognoosidele, mida ka Rahandusministeerium on arvesse võtnud. Mis te arvate, kas see teema on natukene ka üles puhutud või mis te arvate sellest? No usun seda, et nii palju alkoholist ei ole kunagi varem räägitud nagu praegu ja ma usun kindlasti, et selles on oma töö tegelikult ka meie alkoholitootjate heal lobil, et kunagi varem ei ole räägitud sellest, et oi, mõtle, kui suur on probleem, et viinapudel on minu jaoks läinud kallimaks või ma olen seda Lätist ostma, et arvan, et eks kindlasti sellisel suhtekorralduslikul poolel on tootjatel oma töö olnud ja ma arvan, et on mõistlik, et me arutlemegi tegelikult erinevatel teemadel, et kas siis pahe maksustamine, alkoholi või tubaka maksustamine on õigustatud või mitte ja kas ta peaks ajas muutuma odavamaks või hoopis kallimaks. No siin on välja käidud ka mõtteid, et võib-olla peaks Lõuna-Eestisse siia Läti piiri äärde andma siin madalama alkoholiaktsiisi siinsetele kaubandusettevõtetele, et tehtagu need viinapoed siis parem Eestisse. No jah, ma kujutan ette, et Eesti riigil on kindlasti ju tunduvalt olulisemaid küsimusi kui see, et kas Eestis peaks jooma rohkem viina või mitte, et ma arvan, et me oleme oma absoluutses alkoholi tarbimises liitrite kohta Euroopas suhteliselt esirinnas, et ma usun, et me ei peaks tegelikult kurvastama selle üle, et alkohol ajas kokkuvõttes kallimaks muutub.